Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood X7 ehk 17. Meile on jõudnud saatesse selline äge mees, kes on muusikamaailmas olnud juba tegelikult tänaseks üle 20 aasta. Pavel Botšarov, artisti nimega Gameboy Tetris, tere tulemast, tere. Rõõm näha. Pavel, minu esimene küsimus kohe, ma olen nii kaua seda oodanud, ma arvan, et ma läbi mingisuguse energia tõmbasin su enda lähedale. Ma olen alati tahtnud küsida sult, kuna ma olen mängur. Sinu nimi, need asjad, mis su nime sees on, ei ole mulle üldse võõrad, kuna ma kasvasin 90-ndatel. Kus sa tulid sellele ideele, et panna nimi Gameboy Tetris? Mulle meeldib terve see esteetika. Ja niimoodi ma lihtsalt panin, see nagu foneetiliselt on ilus kaks sõna ja panin kokku. Jah. Kui ma aus olen, siis ma tegelikult olen joonistanud sulle logosid, mida sa ei ole veel näinud, nii et pärast saadet ma kindlasti saadan sulle need. Ja. Pange need siia. Jah, paneme igale poole. Kuidas sul läinud on vahepeal? Sa oled ikkagi vaikselt sellise tugeva Phoenixi stiilis tagasi tuleku teinud, nagu ma olen kuulnud, et sa vaikselt ikkagi tuled tagasi. Ma vaikselt tulen tagasi ja muidugi nagu see ei ole lihtne küsimus, kuidas mul on läinud, nagu kui me teeks small talki, siis ma ütleks, et hästi, tšau, aitäh teile. Ja, aga jah, oli suht raske periood ja nüüd lõpuks ma hakkan tööle tagasi. Jah. See on kindlasti võimas tunne. Mis sa arvad, kas iga üks vinge ja võimas ikoon ja legend ja superstar peaks käima ka sellised rasked rajad ka läbi, et saada veel tugevamaks ja edukamaks siin maailmas? Ma ei ütleks, et nagu peaks, miks seda peaks tegema, et ideaalis nagu seda ei peaks olema, aga no miskipärast see kipub juhtuma ja no sa oled kõva töömees ka olnud. Sa oled tegelikult, nagu ma aru saan, siis tegelikult pigem ikkagi selline soolokas tänaseks. Jah. Kui palju on see erinev sellest versus see, et sa oled mingisuguse koosseisuga koos? See on palju raskem. Palju raskem? See on palju raskem, sest kõik otsused sa teed ikkagi ise. Et bändiga on seda, et toota nagu ühe laulu nagu bändiga on vaja palju vähem vaeva nagu kui üksinda. Aga kui sa oled koosseisus olnud, kas seal on olnud selliseid ego clash'e ka, kus need egod saavad oma kindlasti ja võidab kõige tugevam. Nagu elus ikka, eks ju. Et jah, see on nagu selline arvamuste sõda nagu. Ja no, seal on, ma väga palju õppisin nagu seal, kuidas nagu kollektiivis muusikat teha, et kuidas nagu seista oma arvamuse eest, kui nagu tähtis see on. Keijo küsis sinu käest, et kas peabki nii olema, et vahepeal elu on raske. Ma küsin nagu teistmoodi, et kust tuleb sinu inspiratsioon? Et just sellepärast, et räägitakse, et kunstniku elu peabki olema raske, et kannatused toovad inspiratsiooni ja mida nagu suurem ja sügavam on valu, seda huvitavam on looming. Ma tahan uskuda, et see ilma selleta saab ka. ja ma väga tahan nagu uskuda ja no tegelikult kui vaadata nagu, muidugi nagu rikkastel on ka probleemid lihtsalt teissugused, vaata, nagu selle taga kindlasti on nagu see valu. Aga ma nagu väga nagu usun seda, et saab ilma ka. Kuigi, ma arvan oma paremat palad ma olen kirjutanud ikkagi nagu, kui mul oli väga valus. Mis valu sisu peaks olema, et seda niimoodi nagu läbi elada, et looming aitab seda läbi elada, üle elada ja tugevamaks võib-olla nagu saada, et
kas on nagu armastus või siis no jah, on üks just me rääkisime pikalt just telefoni minu laste emaga ja siis ta nagu ühte plaati me lindistasime 5 minusega siis, kui meil just oli nagu see lahutamine ja no kõik nagu see veenis nii pikaks nagu, see oli mingi 2 aastat, sest lapsed ja kõik ja nagu no kahtlemine nagu selle tõttu ja siis need lood selle plaadi peal nagu meeldivad väga, väga lastele ja siis no ta rääkis, et ta nagu ta sõidab roolis ja siis lapsed nagu laulavad seda, aga tema saab aru nagu, et tegelikult ma nagu laulan temast ja nagu sellest olukorras, et nagu nad on lihtsalt apikarju nagu seal see sõnum. Et jah, tal oli nagu hästi, noh, silmad läksid märjaks nagu, aga lapsed on rõõmsad nagu, kuulavad seda, laulavad kaasa ja jah. Et noh, minu näiteks selline valusisu. Aga kui see on inspiratsiooniks sinu loomingule, et inspireerib sind, aga kas kui see looming on juba tekkinud, kas see mõjutab ka teraapiad, kas see nagu rahustab? Siis kui sa nagu nii-öelda sülitasid välja, sa mõtled seda nagu materjali ja sul on nagu sa nagu hingad välja, vaata, on nagu selline vabadus, sa nagu vabastasid ennast. Ärge mõelge, et see on pealekas ja alkohol. Et jah, selline moment on ka. 20 aastat, kas sa tunned, et sa oled juba vana? Ma nagu ma tahan nagu ennast kuidagi nagu petta, aga ikkagi nagu on mingid märgid, mida ma nagu panen tähele, et jah, kurat. Aga on, no, selles mõttes. Sa ei ole ju vana, 38. No. Ei no... Aga nagu millal tekivad nagu sellised mõtted, et millal see esimene, ma ei tea... No näiteks on nagu positiivsed sellised momendid ka nagu, et ma kunagi, kui ma käisin kontsertitel, mul oli nagu täiesti selline nagu, noh, isegi nagu vastik tunne, kui mulle ei meeldi mõni bänd ja ma vaatan seda pealt, ma nagu fui, ei, ma lähen ära nagu. Aga nüüd ma nagu hästi rahulikult, ma saan nagu, okei, nad on sellised, jah? Siin on, vot, ma saan aru, miks see meeldib neile ja, vot siin on äge, ma saan teistmoodi seda võtta ja analüüsida. Vanusega tuleb tarkus. Jaa, tarkus, just. Aga no vot, ma siis küsisin, et 20 aastat, aga ma ei lisanud, et 20 aastat muusikas. Kas sa arvad, et vaatajad mõtlesid, et ma olen 20 aastane? Ei. Aga kas see tähendab, et igal inimesel on mingi ressurss ja see on nagu piiratud, et mõnele inimesele on antud 10 aastaks, mõnele inimesele 20 aastaks, aga mõnele inimesele võib-olla üks album ja tegelikult kõik inimene on tühi, et ei ole midagi anda rohkem. Kahjuks statistika, no mida ma nagu enda peas joonistan, kahjuks ütleb seda, et nagu muusikutel on kõlblik kuni ja hästi vähesed, hästi väike protsent on neid, kes tegelevad nagu terve elu nagu sama huviga niimoodi, et neil tulevad päriselt suured projektid välja ja suured asjad sünnivad. Et enamus ikkagi nagu kustuvad. Aga mis võib-olla on su unistus, kui on selline unistus üldse olemas, et tuleks kunagi selline teos, ma ei tea, selline laul,
mis jääb aastateks. Just see, kus juures. Või siis... Kus sa tead, mis mu unistus on? See ongi, ja, et oleks nii, nagu ma ei tea, Beatlesi puhul, et ka täna on fännid, kes kuulavad ja ütlevad, okei, see on minu lugu. Ma päriselt unistan sellest. No, ma arvan, iga muusika nagu unistab. Või versus näiteks, et olla veel 20, miks 20 veel nagu 30, 40 aastat ei, no, või mõlemad aastaid, ma arvan, et Füralina on ikkagi see on järgmisel sajandil ja rohkem ma usun seda. Ei, ma tahaksin küsida, et võib-olla sul on ka teine unistus või pluss veel ka selline unistus, et olla muusikas aktiivne veel nagu 20 aastat, miks 20, 30, 40 aastat, ma ei tea, elu lõpuni, et sa tahad olla seotud muusikaga, aktiivselt seotud muusikaga, et olla loominguline, et midagi anda inimestele veel palju aastaid. Ja, mina väga tahan seda. Siin on üks probleem, millega ma rääkisin ühes teises intervjuus sellest, aga ma ei näe, et kasvab kuulajaskond saab vanemaks vaata ka nagu minuga koos või üldse ükskõik mis räpiartisti sa võtad, ikkagi kuulajaskond on noored ja vanenevad ainult artistid. Et vahetavad need kuulajad, aga nad on alati noored. Et seega on raske sammustada, nad on mõlemad sõnad, jah? nagu kuulajaga. Niimoodi, et sa räägid temaga sama keelt, vaata, sest artist, kui ta saab vanemaks, ta tahab teistest asjadest rääkida, on ju, mis teda puudutavad, aga kui nad on hästi noored, see läheb lihtsalt kõrvadest mööda, Ma ütlen sulle ühte asja, aga sa palun kellegile räägi. Selle jääb meie vahel. Mulle meeldis räpp, kui ma olin noor. Ja meeldib ka praegu. No, aga sa oled erand. Kas on nii? Kas ei ole nii, et inimesed võtavad tegelikult kaasa seda, mis nooruses meeldis? Vaata, aga see turg nii-öelda, inimesed ei käi üritusel rohkem, kes on vanemad, on ju, ei osta piletid, nad ei osta muusikat online, et jah, see ongi see, et muusikud ju tahavad ka oma tasu. Aga kas sa tunned, et sa noortega siis räägid sama keelt? Noored, et nüüd 20, nüüd me räägime vanusest, et 20-aastased ja... Ma teen igasuguseid nippe selle jaoks. Mul on üks seltskond, palju nooremad inimesed, kellega ma aeg-ajalt veedan aega. Ja ma lihtsalt ma hoian silmad lahti, ma imen švammika, vaata, mis nad kuulavad, millest nad räägivad, mis mis nende ümber toimub. Ja tegelikult sellega mul on olen palju targemaks saanud. Et mis suunda üldse muusika liigub, mis neid tegelikult huvitavad neid samad asjad, mis iga põlvkonna noori huvitavad. Aga just see, et mis suunas nad vaatavad, see on mind palju aidanud. Ja ma arvan, et ma küll, jah, ma räägin sama keelt. Aga kas maailm üldse muutub? Ta muutub, võib-olla muutuvad instrumendid erinevad, aga mõtted ei muutu. Inimesed, ma ei tea, keskkond, arusaamad, väärtused, et see on suht konstantne, stabiilne. Ja.
lihtsalt muutub. Et fasaad muutub, maailma fasaad muutub, aga sisu on alati sama. Jah. Ja mis on selle elu mõte? Elul ei olegi mõtted, ma arvan, et elu mõte on see, et lihtsalt elada. Elada niimoodi, et sa nagu, et sa paned särama inimesi enda ümber, enda lähedasi, kaitsed neid ja võimeldad neile mugavusi. Meil on siin üks klassikaline küsimus, et ma ei tea, võib-olla sa oled isegi kursis, et ja mulle tundub, et sa juba vastasid sellele küsimusele, aga ma nüüd seda küsin ka, et mis on siis sinu arvates mehe roll selles maailmas, et kes on siis õige mees? See on täpselt see, sellest ma praegu rääkisime. Et see ei ole universaalne, see on just nagu mehe roll. Ja. Sinu puhul on see, et ma praegu lugesin ka selle välja, kui oluline on see, milline meie ümbruskond, ehk siis sa panid välja ka selle, et sa pead olema ise see hea, sa pead tegema nii, et sinu inimestel oleks hea. Mina olen sellega täiesti nõus. Väga palju loeb see, millised on inimesed sinu ümber. See määrab ka selle, kes oled sina ja kui sina suudad hästi palju seda head välja panna, siis kindlasti on seda sära su elus rohkem. Kuhu ma selle jutuga tahan jõuda on see, et minu arust on väga kihvt, et sa suudad isegi Stroomi rannast teha täiesti mõnusa ägeda ranna. Ma hiljuti nägin ühte intervjuud, kus sa rääkisid nii ilusti sellest rannast, et sa panid mul ka mõtte liikuma, mõtlesin, mis asja. Ma käin jooksmas seal, see on minu jaoks Stroomi rand, aga sinu jaoks see on nagu the rand, et see on tegelikult asju saab ju elus veel paremini hinnata ja veel ilusamaks teha. Nõus? No absoluutselt, aga sa praegu rääkisid niimoodi, nagu see ei olegi ilus, vaata, aga seal on viimasel ajal õlireostus lihtsalt olnud, et väga raske on olnud nautida Stroomi randa. Selles mõttes välimuselt on ta muidugi ilus, jah. Ma unistan sellest, et teha seal kohviku. Aha, ruumi on selles mõttes. Jaa. Ruumi on. Ma tulen kindlasti siis. Ma pakun sulle kohvi. Ruumi on. Sul on plaanid, mis ei ole seotud loominguga ka? Ma ei ütleks, et see on nagu, see on praegu plaan, see on unistus. Aga mõtteid mul on väga palju. Jah. Nad kogu aeg kerlevad ja kogu aeg muutuvad, et see teine asi on see, millega ma nagu hakkan tegelema. Aga kas nagu loominguline inimene saab olla ka süsteemne? Et mingi plaanid, rutiinid, distsipliin ja kõik see? Ma usun, et võivad ka. Ja on isegi näided erinevad, nagu et päriselt Pharrell Williams ärkab kell 6, tal hakkab juba nagu sessioon, kell 6 sessioon stuudios hakkab, et see on ikkagi nagu temal on kindlasti süsteem olemas, aga jah, ma usun, see ei ole nagu selline reegel, et loominguline inimene niimoodi elab nii nagu nagu tahab vaba elu. Jah. Aga mis on siis sinu arvates tugev külg või omadus, eripära, mis aitab sind loomingus? Kindlasti julgus, mis mul on antud, see mind seda isegi nagu aeg-ajalt inimesed mu ümber tõmbavad tagasi, et niimoodi siin on nagu, muidugi see oleks äge, aga see et siin tulevad mingid järeldused, et ära ütle nii või ära tee nii, oi, vabandust. Tagajärjed tulevad. Ja. Ja kas julgus aitab sind või mõnikord see on nagu probleem? Ei, see ei ole probleem, sest ma alati üritan
ma ei ole üksik saarel ja nagu no ma alati üritan nagu arutada, ma näitan, ma tegin sellise asja, vaata. Ja no inimesed vaatavad oma silmadega ja kuulavad ja saavad nagu öelda, kas on roheline tuli või punane tuli. Vahest ma nagu ma nagu 100% pole nõus sellega ja mul on nii kahju, mis asja, sest ei näe, kui äge see on. Aga jah. Mis keeles sa mõtled? See nagu populaarne küsimus, mida küsitakse ja ma arvan, et ikkagi vene keeles ma mõtlen, sest kui ma loen sularaha, siis ma ikkagi loen vene keeles. Aga sinu looming on kakskeelne. Ja noh, nagu mulle tundub, et see ei ole lihtne. Et emakeeles on ikkagi palju lihtsam ja emotsioonid, mis nagu tulevad välja, ehk siis seesama looming. Seda on palju lihtsam kodeerida ja siis sõnastada emakeeles. Et mul on mõned laulud, mis on vene keeles, mis töötavad üli hästi ja lihtsalt mul on nagu sõbrad ütlevad tõlgi lihtsalt nagu eesti keelde seda nagu ja teed täpselt samamoodi ja ma proovin ja see tuleb nii kole asi nagu kui seda tõlkida. Seda midagi kaduma, eks ju? Jaa. Aga samas ma usun, et see on ka sinu tugevus, vaata, mida laiem on kultuuri taust. Ja kui sa saad olla mitmekülgne ja saad erinevate kultuuride ma arvan ka. Omapärasi kasutada enda nagu loomingus ja see sind ka inspireerib, et sellest võibki tekkida ja tekibki tõenäoliselt midagi erilist. Jah. Aga kui see looming tuleb, et ühes või teises keeles, et kas sa nagu tunned, et see tegelikult ei ole keel, et see ei ole kultuuritaust, vaid tegelikult see on sinu hing ja see hing valib, et mis seisus ta on ja kuidas seda paremini nagu kirjeldada, kas eesti keeles või vene keeles? Jaa, mul nagu embryooni levelel nagu peas ikkagi kõik sünnib nagu vene keeles. Ja siin on nagu mul see valik nagu, et kuhu minna. Ja vene keeles on nagu 100% nagu lihtsam. Et ja muidugi nagu see oleks minu jaoks selline jumala kingitus, kui ma nagu saaks tehagi nagu vene keeles ja saaks sellega tööd. Aga ei, ma tahan olla siin, ma tahan nagu teha eesti keeles muusikat. Ma ei taha kuhugi minna, et teha oma tööd. No, ma arvan, ei olegi vaja kuhugi minna. ja saabki teha nagu erinevat moodi ja sa oled ju ka enda loominguga näidanud, et sa saadki teha erinevat moodi ja see on, tegelikult see ainult kaunistab sinu loomingut, minu arvates nii palju kui mina saan nagu hinnata, et sa saadki teha erinevat moodi ja erinevad keeled on nagu sulle abiks tegelikult. Mis on siis sinu sellised nagu päris nagu loomingulised plaanid? Et mul praegu album peaaegu purgis. Ma tegin veel ennem haiglat 90, ma arvan 5% valmis. Et lihtsalt on vaja lihvida ja välja anda nagu, tuli juurde hoopis teine probleem, nagu ma tulin haiglast välja ja need lood nagu, mis mulle kunagi nii meeldinud on,
ma nagu nüüd kuulen nagu, et mis asja, teeks nagu siin ümber. Tegelikult seda pole vaja. See on täiesti loomulik asi muusika tegemisel, et lood ei tohi panna nagu pausile. Sa pead nagu ära tegema kõik purgis, et nagu see on täiesti loomulik asi, et sulle mõni aja pärast nagu midagi nagu ei meeldi. Et jah. Sest sa oled mõni aja pärast. Sa ei ole rohkem selline, mis oli aeg. Teine inimene. Aga kui vahepeal on veel selline raske periood, siis sa oled juba päris uus inimene. Kas sul on nagu selline tunne, et see raske periood, mis oli ja tänaseks sa oled kas natuke või päris teismoodi inimene? Ja. Täpselt nii ongi. Ja see ikka, see minu haigla kogemus ikka nagu nii raputav, et mina kindlasti ma olen hoopis teine. Kui sa olid eemal vahepeal, mina sain läbi TikToki üldse teada sinu sellest haigla asjast. Ja ma vaatasin su videosid ja ma pean tunnistama, et need olid väga hästi tehtud. Kes selle kunstilise poolega seal tegeles? Need on täiesti nagu standardsed CapCuti filtrid. Selle juures oskasid väga täpselt need käima panna. Et oli natukene nagu selline ma tegin kõik ise haiglas, vaata selle kiiresti. Ta oli natukene selline päevik ka sinu jaoks, eks ju. Kas see TikTok seal haiglas, kas ta oli selline lihtsalt üks loominguline protsess või ta oli natukene ka väike teraapia osa, kus sa said ennast välja elada ka? Ta on mõlemad, kaks ühes. Jah. Et see kindlasti aitas mind. Ma käisin 2 korda haiglas ja veel esimene kord ma näitasin peaarstile, et näitasin need videod, nad ütlesid, väga hea, see on ju sulle, just sa pead ju rääkima välja, vaata kõik, davai. Roheline tuli nagu. Kui oluline on sinu jaoks sotsiaalmeedia? Et saab, mis? Sotsiaalmeedia, kui oluline on sinu jaoks? Absoluutselt ei ole oluline. Absoluutselt. Mina sain nii, vaata, oluline nagu mulle nagu inimesele, kindlasti mitte. Mulle nagu muusikule kindlasti jah. Et professionaalses mõttes kindlasti. Aga vaata, ma ei olnud aktiivne mingi aasta aega. Ma ei pannud isegi storysid, ei. Mida ma ikka räägin, nagu, kuidas ma nagu hambaid pesen. Tavaliselt sinu valdkonna inimesed on päris aktiivsed sotsiaalmeedias. Aga vaata, neil on see just nagu töine periood ja aktiivsed muusikud postitavad, jah. Kui mul hakkavad selle albumiga möllud, siis ma ka postitan. Väga palju postitatakse ka seda, mis on seotud mingi isikliku eluga ja igapäevase eluga, et sellega artistid hoiavad nagu tähelepanu, publiku tähelepanu, sõltumata sellest, mida nad teevad, kas on seotud nende loominguga või mitte. Ma ei ole nagu päris kindel, kas hoiavad tähelepanu nagu artistid või inimesed. Et nad ikkagi nagu, inimesena neil on see nii-öelda vajadus end näidata. See on tõenäoliselt iga artisti puhul nii, et sa arvad või? Ma absoluutselt, ma vaidlen sinuga, sest mul on see terve kõik see nagu ennast näitamine, see hakkabki nagu ainult professionaalses, sest see tuli juurde, see on osa mu tööst. Kui võtta mul töö ära, siis mul ei ole seda vaja. Et sul seda tähelepanu sõltuvust ei ole? Absoluutselt mitte. Vaata praegu, asi on selles, inimesed nii kiiresti unustavad ära nagu sind. Mina oma nagu, enda peal seda olen näinud. Aastaga vaata. Ma nagu käin poes, mitte keegi ei tule.
super, see on super luks, see on nii mugav, te ei kujuta ette, need kõik inimesed, kes tahavad seda nagu tähelepanu, te ei kujuta ette, kui hea asi on see, et sind ei tunne mitte keegi. Ei, ma arvan, et ma kujutan endale ette. ma vaatasin otsa vaatajale. Mida kindlasti. Aga mul siis tekib üks nagu järeldus, et tegelikult sa oled introvert. Pigem küll ja nüüd on nagu, ma olen nagu rohkem kuidagi, ma lähen nii nagu asketlikuks juba nagu, et nagu. Aga no selles mõttes, et väga tihti just introverdid on väga loomingulised inimesed ja see, et nendel sünnib midagi ja nad peavad seda nagu näitama või nad soovivad seda näidata või isegi ei soovi seda näidata, et sellest tõepoolest tekib nende töö. Et see ei ole nagu vajadus, mis tuleb hingest, et ma tahan olla alati publiku ees, vaid see ongi see töö. Aga loomingu põhjus on tegelikult see, mis eelkõige toimub sinu hinges ja eelkõige sisse. Ja nagu sa ei saa muud moodi. Sa lihtsalt teed seda sellepärast, et sa ei saa muud moodi. Aga see tähelepanu tuleb lihtsalt juurde, see on, käib sellega kaasas. No jah, nagu me teame, et see, mida me loome, ongi tihti mõnes mõttes kompensatsioon, mõnes mõttes teraapia aga see pälvib nagu tähelepanu. Võtta või jätta. Pavel, sinuga on selline käsi ka, sa omad sellist asja, mida iga mees Eestis tegelikult ei oma ja see on teenete märk, mille eest sa selle said? No Eesti riik arvas, et ma olen teinud panuse integratsiooni, kui olla täpne. Kui tänaseks rääkida üldse sinu muusikast, siis Füroxana, see ju Skyrocketis täiesti taevasse. Mina kuulsin seda lugu isegi metsa minnes, kellelgi kuskil playerist ikka mängis telefonis, jõusaalis, ükskõik, kus ma käisin. Et näha oli, et sellele lool oli väga tugev edu. Kui palju tähendab see lugu sinu jaoks? Kindlasti minu jaoks see on üks nagu selline murdepunkt, kus justkui nagu sealt hakkas see tähelepanu veel, et varem nagu oli palju turvalisem. Siis mul hakkas, tulid muidugi nagu kõik need karikad ja asjad. Ma nagu lugu ise, me tegime seda nagu kõik lood varem või hiljem nagu, et me absoluutselt ei mõelnud nagu sellega mingit plaani või ei, me lihtsalt me saime sõbraga kokku, mõtlesime, et oleks äge kahes keeles teha ja teeme ja nii, aga ja läks hinge inimestele. Aga kas see nii alati ongi, et mingi eriline asi sünnib nii, et sa ei saa aru, et see on eriline, et pärast nagu inimesed reageerivad ja siis just. Ongi tore asi, aga kas oli sinu elus ka nii, et sa nagu ise tunned, et see on geniaalne, aga inimesed kas ei võta vastu või ei saa aru või siis inimeste jaoks on nagu tavaline? Ja on olnud mitu korda niimoodi ja tegelikult see on reeglina nii, et näiteks mis meeldib nagu plaadifirmale, ei pruugi meeldida artistile. Kui ta annab nagu plaadifirmale mingi valik, ma tegin siin 5 laulu ja ma arvan, et see pala number 3
on see singel ja nad kuulavad ja nad valivad nagu reeglina teistsugust. Et see on, jah. See ei käi nagu nii nagu sa tahad. Aga meil tead, siin on veel kombeks nagu rääkida spordist, et kuidas sul nagu sellega on, et kas sellega mul nagu väga halvasti. ma vahest käin jooksumas, aga ma ei hakka valetama, see on mingisugune kord kuus maksimum. Alexander Stubb kutsub praegu kaitseväe vormi saavutama Soomes noortel ja on välja töötanud täiesti sellise 12-nädalase programmi, nii et ka järgmised saavad juba valmistuda selleks, enne kui nad lähevad nii-öelda siis kaitseväkke. Üldiselt ongi tegelikult trenniga niimoodi, et seal on hästi palju distsipliini vaja. Ja seal on erinevad programmid ja asjad ja mina tegelikult usun, et punkt 1, sa käid jooksmas, see on juba hea asi. Et kõik ülejäänud sealt on lihtsalt lisa. Et kui, see ei tohi olla reklaam tegelikult, aga kui sa ei tea, kus alustada, sul on sõbrad siin samas, et oleme alati olemas ja ma arvan, et siit saab ainult häid asju juhtuda, et see on fakt. No see tegelikult eelkõige peab pakkuma rõõmu. Ja ma nagu, ma mõtlesin, et nagu taipaks seda, see tuju, et millal ma käin nagu jooksmas, tavaliselt see on nii nagu siuke hetke otsustamine, et see on täiesti lambis, ma lähen nagu, et see kuskil mingi 10 õhtul ma mõtlesin korra ja läksin. Et see ei ole niimoodi, et sa nagu ma panen endale mingi kirja, et lähen jooksma homme kell 3. Ei, see nagu ei käi. Et loomulikult meie siin räägime alati distsipliinist ja süsteemist, et tuleb teha ja sõltumata tujust, aga nüüd ma ütlen veel ühte asja, mida sa palun ka ära kellelegi räägi, eriti minu õpilastele, et tegelikult on õige ka nii, et su keha sulle ütleb, et ma arvan, et minuga on täpselt, aga ta võiks nagu tihedam minuga rääkida. Midagi erilist spordis sellisel viisil saavutada on päris raske, aga mõnikord on see normaalne, et keha ütleb, et ei ole vaja, siis ei olegi vaja ja kui on selline tunne, et tuleb teha, nagu tuleb teha. Ja veel üks aspekt, et aga see võib tulla hiljem. Vaata, mõni aasta pärast võib tekkida selline tunne, aga nüüd ma tahan seda teha niimoodi regulaarselt, süsteemselt. Ta võiks juba tulla, ma ootan. Okei, võib-olla see tark jutt täna ei sobi. Aga kui tõepoolest tekib huvi või soov, me siin saame sulle nagu korraldada. Kas sul on enda sellised hetked ka, kus sa nüüd keset päeva käib see plõks läbi ja sul on, ma pean kohe praegu stuudiosse minema. See praegu, mingi asi tuli mu hinge, mul on vaja nüüd just praegu minna. Ja, täpselt. Ja ta võib tulla nii ebamugaval hetkel, nagu, et oled kuskil sünnipäeval. Tavai, tšau. Võtad takso. Sa võid ju tagasi tulla, vaata. Sa lähed nagu 1 tunniga, teed asjad ära ja tule tagasi. Et tihti peale, mul ongi nagu see öörežiim ja tihti peale ta tulebki nagu öösel, et sa võtta takso lihtsalt ja et mul see võimalus on, et mul on oma stuudio, et iga kell ma võin seda teha. Sa oled loov inimene ja meesterahvas. Paljudel meestel on kindlasti ka enda kangelased. Kas sul on ka olemas selline eeskuju või keegi, kes sind inspireerib või kelle pealt sa vaatad, kuule, see on ikka eriti äge vend. Ma üritan ka midagi sellist enam vähem. Mul kindlasti, mulle meeldivad hästi-hästi paljud.
aga mul ei ole mitte kunagi seda, et ma tahan olla nagu see või et absoluutselt mitte. Mul nagu mul meeldib nagu mõni inimene, tal on äge see, aga see mulle ei meeldi. või nagu teisel ka nagu, et ei ole nagu minu jaoks sellist ideaali nagu ei ole. Ja ikkagi nagu lõppude lõpuks vaata, ma teen seda, mis mulle meeldib. Et seda nagu mul mitte kunagi ei olnud. Ma isegi alustas muusikas sellepärast, et mul tundus nagu, et sellist asja, sellist muusikat nagu ei ole olemas, mida nagu ma nüüd hakkan tegema, aga no tuli välja, et mul lihtsalt internetti ei olnud. aga kas endaga sa elad nagu harmoonias, et see mees nagu sulle meeldib, et sellega on nagu kõik korras? Harmooniaga? Ei, no iseendaga, kas sa iseendaga elad nagu harmoonias, et see mees, keda sa peeglis iga päev näed, et kas see mees on okei? Ei, ma nagu tihti peale vihanetu peale ja jah, mul harmooniat, ma ei usu, et ma olen seda leidnud, aga ma olen teel sellele otsimisel, leidmisel. Aga võib-olla see ongi nagu teekond, mida tulebki nagu läbida, ja see annab ka, võib-olla see annab ka inspiratsiooniga. No kindlasti, aga no mingi hetk mul lihtsalt nagu võiks juba nagu olla mingisugune režiim või midagi, et lihtsalt seesama inimene nagu peegli sees, nagu ta mind nagu viskab igale poole, et ma nagu jah, et võiks juba nagu mingisugune rahu ka olla. Aga kas sa ei karda, kui see tuleb ja varem või hiljem see tuleb, et siis koos sellega kaob ka motivatsioon muusikaga tegeleda? Võimalik, jah. Ja mida sa hakkad tegema siis? Film. Siis ma lähen tagasi. siis ma lähen tagasi eelmise juurde. Et selles mõttes, et on vaja nagu proovida kõike, ma nagu üritan noppida nagu igalt pool midagi. Et jah, ma tahan nagu, mul vahest, mul ei piisa nagu, ei piisa midagi, et ma tahan nagu teada rohkem või näha rohkem. Ei piisa olla ainult muusik, sa tahad tegeleda erinevate asjadega? Ei, ma tahan olla ainult muusik, lihtsalt see on nii lai mõiste. Ja. Et mul on nagu väga palju peas ideed, mida ma võiksin teha veel ja tõenäoliselt nagu mul tuleb see välja, aga kui ma hakkan nagu mõtlema selle peale, kui palju aega mul see varastab, et nagu kui palju lugusid ma saaks teha sellel ajal, nagu ma loobun. Aga no samas käib mingi eneseareng. Ja, käib. Super. See on super. Sa rääkisid, et on igasugused võitlused iseendaga ja oled siin, lendad seinast seina, siis ma võin sulle julgelt öelda, et tegelikult see jumala normaalne. See on hästi normaalne. Ja, tihti peale me arvame, et minuga on sellised asjad ja mul on kõrini sellest ja see on kõik nii raske ja tüütu ja kõik on nii kurnav, siis tegelikult see on üks eluprotsess ja see on täiesti okei. Ma olen sarnaseid tundeid tundnud. Mu mentor lihtsalt ütles, et sa oled lihtsalt meheks saanud. Tegelikult see on normaalne. See on normaalne ja nagu Mihhail tegelikult ka mainis, see on see kasvamise koht ka. Et kuna... Kas sina ka tunned, et oled vanaks nagu saanud või saad varsti või kas sa mõtled selle peale, et vanus tuleb peale? Ma olen kindlasti vanem ja ma kindlasti igatsen mingisuguseid asju, mingisugust energiat, ja lollust. Millal see algas? Küsin nagu huvi pärast, et millal nagu esimene kord tekib see mõte,
aga mina olen juba, ma ei tea, 33. Ei, väga hea küsimus, et jah, tavaliselt küsime saate külastades, siis ei, minuga oligi nii, sain 35 ja ma sain aru, et nüüd on see mäng, kus ma pean ennast viima veel kõrgemale tasemele. Ma võin säilitada enda sees mingisugust poisilikkust ja mingid toredad asju hoida alles, mis mind õnnelikuks teevad, küll aga mingisugused asju peab tõsisemalt võtma ja ma pean ka aru saama tänaseks sellest, et ma pean vastutama. Ma pean vastutama. Vastutuse võtmine oli kunagi mul väga raske. Aga iga kord, kui see on podcastis teemaks olnud ja just oled sina seda maininud väga palju ja osad külalised ka, siis mul on sees käinud see yes. Ma olen jõudnud ise sinna maale praegu, see vastutamise osa. Kas sina mäletad, et sul oli ka mingi selline nagu vanus, et sa midagi said aru või hakkas midagi teismoodi tulema või siis tekkisid uued elu küsimused, et meeste puhul tihti räägitakse, et kui nagu 33, see on see maagiline number. No kindlasti Jeesuse vanus, et kas ja siis sa tunned, et kuidagi teistmoodi, kas sul oli ka või ei olnud veel? Oli, aga ma just seda vastutust ma nagu eemale tõukasin nagu nii kaua, kui nagu oli võimalik. Aga just ma olin 33 või 32 niimoodi, mul sündis esimene laps. Ja siis sellega nagu, ta on nii nagu looduse poolt, vaata juba siin programmeerib. Automaatselt hakkab tööle. Et sul on nüüd, see ei ole nagu, see ei ole üksi. Ja nagu sa tunned, et see vastutus teiste inimeste eest, et see vastutus ikkagi muutis sind, et jaa, absoluutselt, jah. Aga kas selline tunne on ka olemas, et vastutus enda loomingu eest, et kuidas see looming nagu mõjutab inimesi, et see on ka ju sinu poolt tehtud, kindlasti. Kuule, kui ma nagu, kui praegu kuskil, ma ei tea, korteri peol köögis hommikul keegi laseb nagu selline varajane looming minu oma ja ma jään lihtsalt kuulama niimoodi ühe kõrvaga, miks? nagu, miks ma seda, kuidas ma sain nagu niimoodi, et mul nagu see vene keeles on väljend jõzik bis kastei nagu ükskõik mida ma nagu võin öelda lihtsalt täiesti, aga nüüd ma ei saa endale lubada, mis mõttes. Sa oled kasvanud. Ma olen kasvanud, jah. Mul on isegi mul on ju see mulle anti kaasa selle medaliga raamat, et ma ei saa mingit asjad endale lubada. Kas muusika ühendab inimesi? Kindlasti, rohkem kui midagi muu. Mina muidugi arvan, et sport ühendab inimesi, aga ma täitsa usun, et muusika ühendab inimesi. Absoluutselt. Ja see ei sõltu keelest tegelikult. Ei sõltu. Aga kuidas lauluga on, et mis on nagu tähtsam? Kas see sõnum, ehk siis sõnad, sisu, muusika, rütm või mingi emotsioon? Tegelikult on väga tihti ju nii, et sulle meeldib laul, aga kui sa hakkad mõtlema sisu peale, mida see tähendab, et siis mõtled, mis mõttes. Ei ole vajagi mõelda selle peale, et või tekib mingi selline nagu sünergia, või võib-olla ongi mingi valem, tead, et sõnad, muusika ja sellest tekib mingi selline sünergia ja siis ei ole tähtis see eraldi muusika, eraldi sõnade sisu, vaid just see nagu maagiline vale, mis nagu tekkis koos, et
kuidas sellega on? Ma arvan, nagu igaühel on see oma jalanõu number, vaata, et mõnel nagu, no kui sa kuuled näiteks seesama näide, vaata, et sulle meeldis mingi lugu, aga kuuled nagu sõnumi, noh, täiesti, noh, ei. Ja mõtle, kelle jaoks see tehtud on. Ja mõtle siis, no kui sa nagu nopid sealt seda vanuse, kui vana see kuulaja peaks olema, kelle jaoks see tehtud, siis mõtle selle peale, mida sina oled kuulanud, kui olid sama vana. Ja see on see vastus, vaata. Tegelt iga muusikapala on tehtud kellegi jaoks. Ja spekter on väga lai. No ja, sina kindlasti tead, et kes oli Viktor Tsoi. Ja muidugi, no. Ja mina siis esimest korda kuulasin siis, kui ma olin 13, ma arvan. Ja tead, mulle tundub, et mul täna tekivad absoluutselt samad emotsioonid. See on geniaalne muusika, mis on ajatu ja vaata, kui nagu kavalad, sorry, me oma vahel. Mul on hea kuulata. Vaata, kui hästi kirjutatud need sõnad, mis tõesti praegu purustavad minu seda teooriat, vaata, mida ma nagu varem rääkinud vanusest, vaata. Need sõnad, nad sobivad igale vanusele. Nad tõesti sobivad, vaata, nad on piisavalt ja igale ajastule ka. Ja. Nad on nagu lihtsasti kirjutatud, aga samas nagu sealt leiab selle taga, vaata, selle lihtsuse taga on nii palju. Jah. Tead, ma küsin nagu seda ka, et kuidas sa ennast tahaksid mitte isegi kirjeldada, vaid öelda enda kohta, kes sa oled eelkõige. Et kui keegi peaks nagu küsima, et kes sa oled, mis see esimene sõna tekib? Ma olen isa, ma olen muusik, ma olen inimene. Ma olen entusiast. Optimist ka või? Ma tahaks olla optimist, aga mul ei tule iga kord välja. Ma ei tea, sa tahad laiemalt või? Laiemalt see on umbes nii, kas maailmal on lootust või varsti tuleb maailma lõpp, kuid laiemalt? No, jah. Okay. Aga mitte võib-olla mitte nii laialt, et mis on sinu unistus täna? Peale kohviku. Peale kohviku ja peale seda ajatu lugu. Oi, ma tahaks hea küsimus on. Mul need nagu tekivad kogu aeg uued ja iga aasta sa juba nagu ei unista sellest, millest sa unistasid eelmine. Et jah. Mulle tegelikult tundub, et kui inimene jätkuvalt unistab, siis ta kindlasti ei ole vana. Ja kui ta teeb veel seda regulaarselt, siis tal kindlasti on motivatsioon ja ta tahab midagi teha. Et unistus on energia. Hästi öeldud. Ja no, meil oli nagu see soov, et sa jagad meiega nagu enda energiat. Aga noh, võib-olla mitte iga unistus, isegi mõnikord räägitakse ka nii, et kui sa unistad, ära räägi sellest, muidu see energia läheb välja. Ja. Okei.
kas sa oled üldse selline inimene, kellele meeldib enda mõtteid jagada, sõpradega rääkida? Ei, absoluutselt, jaa, ma isegi nagu tahaks seda teha rohkem, sest mul veits selline tunne, et mind nagu ei õpetatud seda tegema ja vahest nagu mõni sõber on nii nagu avalik minuga ja ma nagu täitsa kadestan. Ja ma absoluutselt avatud sellele, et rääkida. Aga sa tunned, et sa ei ole alati valmis? Jaa, ma nagu vahepeal nagu inimene tuleb hästi soojalt, nagu ütleb mulle midagi nagu siiralt südamest ja mind see ehmatab nagu niimoodi, oot, mis ma nüüd tegema pean. Ongi, ja no ma arvan, see on selline kasvatuse asi, et jah, lihtsalt peres nagu seda nagu väga palju ei olnud. Aga seda tahaks teha rohkem, jah. Tahaks osata teha seda rohkem, sest ma nagu, no, see on väga, väga hea nagu omadus, mida hoida nagu traditsiooniks oma lähedastega. Ehk siis, kui on sul mingi probleem, südamevalu, häda. Isegi mitte, no see on loomulikult. Sellest on ikkagi raske rääkida. Ma ei ütleks. Pigem ma räägin seda, et noh, lihtsalt öelda mingi armastuse sõnad oma sõbrale, oma vanas sõbrale, nagu lihtsalt, no, kellega sa oled käsi käes juba nagu väga-väga ammu. Sõpru on palju. Ja. Sellised tõelised sõbrad. Just. Lihtsalt saada kokku ja nagu öelda, kui palju armastad ja hinnad teda. Nagu selline. Jah, me tihti seda unustame. Vastab tõele. Ei, seda oli ilus kuulda, sest ma ise väga usun sellesse. Kui sul on midagi head öelda, siis alati ütle, seal oli ühtegi häbiväärset asja ja seal mitte miski ei ole mačolikum, kui öelda julgelt neid häid asju. Kui see ei ole veel selline asi, mida sa teha oskad, siis ma luban sulle, et see ei ole üldse raske. Lihtsalt tee, eks ju. Kas on mingi asi, mida me ei ole küsinud, aga sa tahaksid nagu rääkida sel teemal? Ma ei tea, see on teie projekt. Sa ei taha meid aidata. Ei, no tead, mõnikord võib olla nagu annate intervjuud ühele teisele ja kõik räägivad samadest asjadest või küsivad samu küsimusi. Mul selles mõttes ei ole praegu see aeg, millal ma tahaks nagu midagi promoda või midagi mul oleks käsil. Ma olen laekumise režiimil, et ma laen oma patakad, teen remonti oma stuudios, me praegu paneme juhtmed kokku ja ma lähen värvin seinu. Sul on selline nagu rahulik periood? Jaa, täiesti. Ja hinges on ka rahu? Hinges rahu ei ole ja mitte kunagi nagu ei olnud. Et selles mõttes see nagu kogu aeg, ma ei tea, äkki see ongi nagu minu loomuses selline, et mitte kunagi ei ole rahul. Et sa alati midagi otsid. No ma arvan, et me saame sulle soovida edu. Suur aitäh. Nii. Et kui praegu on rahulikum periood, aga samas hinges sa jätkuvalt midagi otsid, siis varsti tuleb teine periood. Jep, ei, sa kindlasti peaks tulema. Ja ma tulen suurte mustlidega. Mitte otseses mõttes. Pavel,
see on fakt, et sa oled osade inimeste silmis kangelane. Sa ise võib-olla ei oska mõelda selle peale. Aga nii see on. Enne kui ma jõuan täiesti lõpp-pointini, siis ma tahan sulle seda ka öelda, et sa ei pea kohe kindlasti muretsema selle pärast, kas mingi su lugu jääb igavesti kusagile nii-öelda inimeste südamesse või kas seda ka tulevased generatsioonid kuulavad. Ma luban sulle, et see juhtub. See on fakt. Sellepärast, et kui mina 35-aastasena kuulan siiani lugusi, mida ma kuulasin 15-aastaselt või 20-aastaselt, siis see jääb ka edasini minema. Ja kui mina kuulan tänaseks Bruce Springsteeni ja Elvist ja kõike sellist, ma arvan, et siin on see muster olemas. Kuna sa oled kangelane ja kangelastel on tihtipeale ka väike roll ja see roll on selline, et nad peavad olema, see roll on selline, et nad peavad olema häälte hääl, nii-öelda voice of the voiceless. Siis on mis on see sinu hääl, mis on see sinu soovitus või hea sõna, mis sa tahad noortele või vanematele või ükskõik kellele siin maailmas välja panna? Olge proovige lihtsalt nagu elada ja andke elada teistele. Väga lihtne ju. Jah. No see on nagu teoorias lihtne. Aga me igaüks peame selle mingisuguse töö sinna taha ära tegema ikkagi. Suur aitäh. Aitäh sulle. voimjavagi@gmail.com on see koht, kuhu te hakkate kohe kirjutama meile ja muidugi pange ilusti pöidlad üles ja jagage meie asju. Sotsiaalmeedia puhul siis nii palju, postitada igasuguseid toredaid asju on väga äge, kuid ära unusta päriselt kasta oma muru, sellepärast, et teisel pool muru ei ole rohelisem ja usu mind, vahel sotsiaalmeediast eemale tulla ja tegeleda nende päris asjadega on palju parem. Kõike kõige paremat.